Kui keegi ütleb sulle, et sa näed välja sama hea kui 15 aastat tagasi, siis võid sa seda võtta ju kui komplimendina või kui heatahtliku liialdusena. Kuid kui seda sama öelda täiesti uue Volkswagen Tiguani kohta, siis võid ka seda võtta ju kui solvanguna ja õieti teeban, kuidas ta nii võtab. Sest et kui inimeste maailmas on alati teretulnud näha välja sarnane oma nooruspõlve päevadele, siis automaailmas, kui sa pole just Porsche 911, siis minu meelest liigne sarnanemine oma eelastele sulle küll nüüd kasuks ei tule, eriti kui sa oled Volkswagen Tiguan, kes peaks iga hetk hakkama lademetes müüma. Milline on aga Tiguani tulevik tema 3. põlvkonnal, kui ta sarnaneb liialt minu meelest oma esimesele põlvkonnale? Ja kas tõepoolest peab täiesti uus Volkswagen Passat hakkama tal alatihti nina ette sõitma, et varjata Tiguani ilmetut eesilmet? Tere tulemast taas kord kaasa oma naisvõksule proovisõidule. Minu meelest nägi eest vaadates küll eelmise põlvkonna facelift mudel hulga parem välja, küll Airline versioonis saata tema väljanägemist vürtsitada ja tagaosa näeb tegelikult muhe välja ja praktilisuse valdkonnas ei saa talle etteheiteid teha, sest et pagasruumi mahub talle 652 liitrit, mille peale jääb isegi konkureerival legendaarsel Toyota RAV4 pagasituuk lahti, sest et temal mahub ju ainult 580 liitrit ja samuti on tal tagaistmejatel jalaruumi ja pearuumi lahedalt ja olemas seal ka eraldi kliimapaneel ja küll ühetsooniline ja ka istme seljatuge on võimalik reguleerida manuaalselt. Paremas varustuses on olemas tal parkimisabisüsteem ja nõrgemates varustustes pead sa olema suuteline teda talitsema niimoodi, et teda võtmest käima panema. Küll aga kellele võiks siis uus Tiguan sobida, võib-olla mitte siis nooremale või eakamale inimesele, kes ei hooligi auto välisilmest niivõrd palju. Kuid kui see eakam inimene jõuab salongi, siis peaks ta olema küll mingi Apple'i maaletooja, sest et digitaalsus teeb seal võidukäike, seal on olemas 10-toline digitaalne näidikupanel ja 15-toline multimeediasüsteem ja päris palju digitaalsust, küll enam-vähem lihtne kasutada ja kliimapaneel on sinna ka ära uputatud ja üks selline nupukene on, mille abil on võimalik kõike juhtida ja olemas tal ka massaažifunktsiooniga istmed, mis kuuluvad muidugi väga heasse ja kallisse varustusse. Ka mootoriruum on jahedavõitu, seal on olemas 1,5 liitrine turbobensiin 96 kilovattisena ehk 130 hobujõulisena või 110 kilovattisena ehk 150 hobujõulisena ja olemas ka pistikhübriid, mis on sama kubatuuriga ja 150 kilovatti ehk 204 hobujõulisena või 272 hobujõulisena ja suudab ta elektriol sõita lausa 100 kilomeetrit, kui hästi läheb. Ja diiselmootor püüab mootoriruumi natukene enam kuumaks kütta ja seda siis 2-liitrise turbodiislina ehk 110 kilovati ehk 150 või 193 hobujõulisena. Ja kõik versioonid varustatakse tal 8-käigulise klassikalise TSG automaatkäigukastiga ja kõige paremas varustuses diiselmootoriga versioonis on olemas vaid nelikvedu. Hinnakiri algab tal 31 500 eurost ja lõpeb 40 000 keskpaigas ehk selline see Volkswagen Tiguan on, kes on natukene nostalgiapäevi veetmisega, kelle mootoriruum on jahedavõitu ja interjöör liiga digiajastule truuks jääv. Aga kui sulle ta meeldib, mine ja osta ära, selline oli sellekordne naisvõksel proovisõit. Kohtume teiega juba nädala pärast ja seniks kohtumiseni ja liigelge ikka turvaliselt.